osa number 10, viimane osa minu aastasest suhtest kolumblasega. Let's go! Tänane osa on pisut teistsuguses formaadis, sellepärast, et ma räägin eelkõige minu 5-6 suhtest, sõprussuhtest Pauliinega ja kuna mul on meie vaheline vestlus kõik alles, siis ma teen screenshoti video ja enam-vähem räägin läbi, mida ma läbi elasin ja miks see sõprussuhe lõpuks täiega sakkis ja mis Andreesist sai ja mis Pauliinest sai. Let's go. Tegelikult on väga loogiline, et me nii kiiresti, nii hästi hakkasime läbi saama, sellepärast, et meil oli sama kogemus, samad traumad, sama probleem. See probleem oli Andrees ja me olime teineteise jaoks olemas, me kuulasime teineteist, me jagasime informatsiooni, me lükkasime ümber või kinnitasime teineteise kahtlusi, kõhklusi. Meil tekkis põhimõtteliselt tugigrupp. Nagu näete, meil oli mingi hull girl power. Sa päästid mind, ma päästin sind. Jeesus. Siin näiteks Pauliine kinnitas mulle, et jah, ta käis detsembris Malagas. Jah, nad said kokku, ehk siis Andrees noris minuga tüli ainult selle jaoks, et ma teda ei tülitaks sellel nädalal, kui Pauliine oli Malagas ja kohe, kui Pauliine lahkus, ta lend läks mingi kell 2, siis 3:30 Andrees võttis minuga lõpuks ometi ühendust ja tahtis minuga kokku saada. Jäi. Siin Pauliine kinnitab mulle, et jah, midagi juhtus selle ööl, kui nad põgenesid Prantsusmaale, aga ta ei ole kindel, kas Andrees ikkagi sai peksa, sest ta ei olnud samas ruumis ja Andrees on väga hea näitleja ja Andrees flirtis oma korterikaaslase tüdruksõbraga, nii et here you go. Siin Pauliine räägib mulle, kuidas see 3 päeva, kui ma olin Prantsusmaal, siis ühel päeval jõudis Andrees minna tema juurde ja siis õhtul tulla tagasi minu juurde, oli alles võimekas mees. Siin oli Pauliine närvivapustuse ääre peal, sellepärast, et ta oli just nagu väga lühikese aja jooksul teada saanud liiga palju asju. Ehk siis kõik need valed ja manipulatsioonid ja kõik, mis oli ja kõik, mida ei olnud. Ja siis ma üritasin teda haipida, sest girl power. Te kõik tahtsite teada, mis mu testi tulemused olid. Tada! Kõik oli negatiivne nagu Heliana. Ja nüüd algas lõputu draama. Ja ma oleks pidanud too hetk juba taganema ja otsustama, et aitab ka. Et see ei ole kõik seda väärt. Aga anyway, Pauliine oli mulle rääkinud, et nad ei ole 6 aega teineteist näinud, et nad küll suhtlevad läbi Instagrami ja kirjutavad teineteisele e-maile. Aga see on ka kõik. Ja siis korraga sain ma sellised sõnumid, need on kõik Andreesi kirjutatud. Pauliine konto alt, aga Andreesi kirjutatud. Isegi see, kus Andrees ütleb, et Andrees told me to be together again. Ja mis siis juhtus? Pauliine hiljem rääkis mulle väidetavalt, et Andrees oli tema ukse taha läinud, ta oli rumala peaga ta sisse laksnud, Andrees oli tema telefoni konfiskeerinud, läinud kohe meie sõnumid lugema ja siis otsustas, et ta kirjutab mulle. Andrees oli püha viha täis, et me omavahel suhtlesime. See nagu rikkus laies laastus kõik ta plaanid ära. Aga kas ikka rikkus? Ma olin ilmselgelt mega pissed off, et nagu kuidas sa julged kellegi telefoni võtta nagu niimoodi, et nagu mis sul viga on. Ja, mis mul pigem viga oli? Katemit. Ma panen teile siia vahele ka mõned screenshotid, nagu kuidas Andrees kirjutas mulle. Nagu see oli siis, kui me põhimõtteliselt, meil oli asjad väga halvasti, see oli siis, kui ma Eestis olin. Nagu, ai jumal, tegemist oli ikka erilise fruktiga, Oh well. Girls power. Näete, kuidas ma haibin. See oli see, kui ta oli nagu Andreesi oma koju lastud ja siis vist jälle nagu välja visanud ja siis ma olin nagu mingi you can do it! Jesus. Siin me arutame selle üle, et äkki Andrees on gei. Aga ma arvan, et Andreesil oli tegelikult ükskõik, kas tegemist on mehe või naisega. Peas, et tal oli raha ja oli pakkuda katust Andreesile pea kohale. See oli mingi screenshot, mille ma Pauliinele saatsin. Põhimõtteliselt, Andrees üritas siin selgeks teha, et Pauliine on õudne inimene. Ja siin Andrees üritas selgeks teha, et ma ei tohiks temaga kontaktis olla.
see oli lihtsalt kahjulik talle, nii et ta üritas nagu igasuguste nurkade alt mulle selgeks teha, et ma ei tohiks Pauliinega rääkida. Ja nüüd me oleme jõudnud perioodi, kus Pauliine ütles mulle, et ta läheb joogafestivalile ja siis korraga ta nagu päevade viisi ei võtnud enam ühendust minuga ja ma olin veendunud, et Andres hoiab teda kusagil keldris kinni. Ja ma võtsin nagu kõikide tema sõpradega ühendust ja küsisin, et kas te teate Pauliinest midagi. Mul oli nagu reaalselt hirm, on ju. Aga reaalsuses oli lihtsalt Pauliine Andresiga ja Andres oli jälle tema telefoni ära konfiskeerinud ja saatis mulle mingid häälsõnumeid. Ma panen teile need häälsõnumid ka siia vahele. Ja. Mira, Lisbeth. I don't know the game you have between you and Paulina, whatever. Paulina, we are together since some weeks. I know that she's lying to you. I don't know what. You don't need to search or look for anything. I will start to upload pictures with all the people who I know because I have a lot of friends. I know people. So stop it, really. Stop it. Ja siin Pauliina vastas mulle, et kõik on okei ja nad on koos jälle ja näete, he took my phone this morning. Lugege ise. Nagu, eks siis pärast seda, kui ma olin jälle Pauliinet haipinud, et ei ole vaja nagu Andresi juurde tagasi minna ja you are stronger and better than that. Siis ta lasi jälle Andresi sisse ja nad olid jälle koos. Ja siin nad jälle ei olnud koos. Siin Pauliine väidab, et Andres on muutunud mees ja on lõpuks mõistnud, et võib-olla nad ei peakski koos olema ja mida iganes. Ja nüüd me oleme punktis, kus põhimõtteliselt samas punktis, kus me alustasime, eks siis Pauliine on jälle mega vihane Andresi peale. Politsei otsib või ajab Andresi taga. Pauliine jagab tema aadressit ja kontakti ja mida iganes on ju. Samal ajal Andres on mega närvis Pauliine peale. Ehk siis põhimõtteliselt me oleme jõudnud selle 4 kuuga samasse punkti tagasi, mis on nagu positiivne, eks ole. Ja nüüd me jõuame siia. Selleks hetkeks me olime juba mõned nädalad rääkinud nagu normaalsed inimesed. Ta rääkis oma kassist, oma joogatundidest, ma rääkisin oma salsatundidest ja kuidas mul siin Hispaanias läheb, me rääkisime ilmast. Me rääkisime väga vähe Andresist. Lõpuks ometi on ju. Ja siis out of the blue Pauliina ootab Andresi last ja arvab, et minuga ei ole mõtet enam nagu rääkida. Mäletan, et ma olin nii pettunud. Ma olin nagu nii pettunud. Kõik need kuradi 5 kuud, oled inimesele toeks, näed vaeva, üritad aidata. Aga lõppkokkuvõttes me räägime ikkagi, tegemist oli võõra inimesega, nagu Liis, mida sa üldse arvasid, nagu mida sa lootsid, mida sa mõtlesid, on ju. Vähemalt sa pingutasid. Mis seal ikka, Ja kuidas see lugu siis lõppes? Ma olen nii palju kuulnud, et Pauliine sünnitas selle lapse, keeldus Andresi nime sünnitunnistusele panemast, põgenes selle lapsega Indiasse ja mingi hetk Andres visati Prantsusmaalt kusagile laeva peale ja saadeti Kolumbiasse tagasi ja sealt ei ole võimalik enam aastaid Euroopasse tagasi tulla, sest ta rikkus oma viisat, eks ole. Ja muud miskit, mina ei ole Andresiga rääkinud, ma ei ole Pauliinega rääkinud, nii et ja mul ei ole rohkem infot. Selles mõttes, et see viimased 5 kuud oli täielik aja raiskamine. Tõenäoliselt tegelikult mitte, nagu ma ise sain sellest traumast ja nagu sellest jamast üle tegelikult nagu Pauliine abiga. Ma sain välja rääkida, ma sain kõik vastused oma küsimustele, nii et selles mõttes nagu ma sain oma eluga edasi liikuda ja mis seal ikka. Fun story. Loodetavasti seda ei juhtu enam mitte kunagi mu elus.